Tere hommikust, austatud Riigikogu, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu 8. istungjärgu esimese töönädala teisipäevase istungiga. Me alustame sellega kohe siis, kui on natukene vaiksem. Aitäh! Nüüd on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun, Marika Tuus-Laul. Austatud istungi juhataja, head kolleegid, minul on üle anda keskfraktsiooni poolt arupärimine sotsiaalminister Helmen Kütile ja teemaks on vanaduspension. Ja nimelt tekitab Eestis järjest enam probleeme, nagu me teame, pensionäride kihistumine. Ja kui praegused pensionid on veel suhteliselt sarnased, siis juba lähitulevikus hakkavad need erinema omavahel mitmeid kordi. Ja nimelt suureneb vanaduspensioni määramisel aasta-aastalt kindlustusosaku tähtsus. Ja see tähendab seda, et riiklik vanaduspension sõltub üha enam sellest, kui palju on konkreetse inimese eest makstud sotsiaalmaksu ehk kui suur on tema palk. Ja näiteks kui sotsiaalmaksu tasutakse keskmiselt töötasult, on aasta koefitsient 1,0 ja talle on tagatud sellele inimesele ka inimväärne pension. Ja juhul, kui isik teenib keskmisest väiksemat palka, on koefitsient alla 1,0 ja väiksepalgalised peavad töötama mitu aastat, et siis seda koefitsienti täis saada. Seetõttu peavad väga paljud ühiskonnale pühendunud väikesepalgalised inimesed nagu lasteaiakasvatajad, meditsiiniõed, õpetajad, kultuuritöötajad ja paljud teised leppima ka väikese pensioniga. Ja meie meelest on see ebaõiglane. Meie põhiküsimus ministril on, miks ikkagi peate õiglaseks, et inimese tööpanuse näitajaks on sissetulekute suurus ja kas on kavas seda lähitulevikus ka muuta. Aitäh! Aitäh! Rohkem ettepanekuid ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe arupärimise. Kui see vastab Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses sätestatule, edastab Riigikogu esimees selle adressaadile viivitamatult. Nüüd, head kolleegid, teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Hetkel on kohale registreerunud 94, puudub 7 Riigikogu liiget. Ja me läheme tänase päevakorra juurde. Selleks on Riigikohtu esimehe esitatud Riigikogu otsuse Riigikohtu liikme Harri Salmani kohtunikuametist vabastamine eelnõu 696 OE esimene lugemine. Ma tutvustan teile selle punkti menetlemise korda. Kõigepealt on juhtivkomisjoni esindaja ettekanne kuni 20 minutit, seejärel küsimused ettekandjale. Iga Riigikogu liige võib esitada ettekandjale ühe suulise küsimuse. Head kolleegid, kas teid huvitab menetlemise kord? Ei paista. No hakkab looma. Nii, sellele järgnevad läbirääkimised, sõna võivad võtta üksnes fraktsioonide esindajad ja sellele järgneb ka lõpphääletus. Ja ma palun pulti ettekandeks põhiseaduskomisjoni liikme Väino Linde. Palun. Aitäh, lugupeetud Riigikogu, head kolleegid, austatud istungi juhataja. Loodan siis vähemalt selle ette antud 20 minutiga selle
otsuse eelnõu sisu teile avada. Aga alguse sai kõik see siis sellest, et selle aasta juunis, juba 11. juuni esitas siis Riigikohtu esimees Riigikogule otsuse eelnõu projekti selle kohta, et vabastada Riigikohtu liige Harri Salman kohtuniku ametist. Ja tuleneb see sellest siis, et kohtute seaduse paragrahv 99 esimene lõige loetleb kohtuniku ametist vabastamise alused ja sätestab siis ühe ametist vabastamise alusena ka kohtuniku enda soovi lahkuda siis sellest tööst. Ja kuivõrd riigikohtunik Harri Salman on avaldanud siis soovi minna auga välja teenitud vanaduspensionile, siis sellest ongi selle otsuse eelnõu ajendatud. Ja põhiseaduskomisjon vaatas selle küsimuse läbi siis oma eilsel istungil ja täiesti üksmeelselt otsustas siis, et täna Riigikogus võiks siis olla selle eelnõu, selle otsuse projekti suhtes siis lõpphääletus, viia eelnõu suhtes siis lõpphääletus täna läbi. Oli ka teoreetiliselt arutelul küsimus, et mis siis juhtuks, kui Riigikogu ei annaks täna seda poolt hääli sellele otsuse eelnõule, siis kindlasti on võimalik selle küsimuse juurde uuesti tagasi tulla, Riigikogu põhiseaduskomisjoni kaudu see otsuse eelnõu üle anda Riigikogule, seda taas menetleda, kuniks siis me saaksime siis tõesti selle asja tehiolud endale selgeks. Aga see oli teoreetiline lähenemine, nii et põhiseaduskomisjoni ettepanek on täna seda otsuse eelnõu sisu kindlasti siis poolthäältega toetada. Ja lõpetuseks ütlen ainult ka seda, et tõesti, et see oli siis 25. veebruaril 1993. aastal, kui Riigikogu muude oluliste küsimuste seas, kaasa arvatud siis üks küsimus oli, et tolleaegne Riigikohtu esimees ja tänane meie hea kolleeg Rait Maruste andis selle päeval ametivande, siis sellel 25. veebruaril 1993 ka Riigikogu oma otsusega nimetas Harri Salmani riigikohtunikuks. Ja täna on siis see päev, kus meil tuleks siis võtta vastu siis otsus tema ametist vabastamise kohta. Aitäh! Suur tänu ja teile on ka laekunud küsimus. Palun, Imre Sooäär. Aitäh, hea juhataja! Austatud hea kolleeg Väino, kas sa veidi täpsustaksid, mida sa selle all mõtlesid, et juhul, kui täna Riigikogu ei toeta seda, et mis see protseduur siis oleks? Inimene, kes tahab pensioni minna, ei saagi pensioni minna või? Kuidas see peaks siis välja nägema? Aitäh! Kuivõrd Riigikogu liikme staatuse seaduse järgi on Riigikogu liige oma otsustest vaba, siis ta saab seda kõike muidugi oma hääletuse ja selle nupule vajutamisega Riigikogu toimetada, aga teoreetiliselt siis on võimalik see otsuse eelnõu uuesti üle anda, ikkagi seda edasi menetleda. Nii et ma arvan, et sellist olukorda kindlasti ei tekiks, kus Riigikogu ei annaks oma heakskiitu siis tema Riigikohtu ametist vabastamisele. Imre Sooäär, te saate esitada ainult ühe küsimuse kahjuks. Nii. Kas on veel huvilisi? Rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu, Väino Linde. Aitäh! Ja nüüd on võimalik avada läbirääkimised, kui on kõnesoove. Kõnesoove ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek oli viia läbi eelnõu 696 OE lõpphääletus. Me valmistume lõpphääletuseks.
Austatud Riigikogu, panen hääletusele Riigikohtu esimehe esitatud Riigikogu otsuse Riigikohtu liikme Harri Salmani kohtunikuametist vabastamine eelnõu 696 OE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Poolt hääletas 73, vastu erapooletuid ei olnud, seega on eelnõu otsusena vastu võetud. Austatud kolleegid, sellega on tänane päevakord ammendunud. Soovin kõikidele tegusat päeva jätku. Kohtumiseni!